No nii, tundub, et oleme kohal, lugupeetud ajakirjanikud, hea PÖFFi rahvas ja head kinosõbrad, tere tulemast siia Nordea Panka 4. korrusele juba siis 2 aastat järjest. 2 aasta ei ole veel traditsioon, aga lootused on, et traditsioonid tulevad sellest üritusest just siin majas ka. Esimene asi, mida mul on rõõmus tõdeda, on see, et PÖFF läheb rahvale hinge ja seda on näha siit ajakirjanike arvust, mis on näiteks suurem kui majandustulemuste teatamisel, nii et on hästi meeldib see. Aga iseenesest on Nordeal väga hea meel olla PÖFFiga seotud. Nagu öeldud, 2 aasta läheb meil koos ja plaan on jätkata veel pikki aastaid. PÖFF ise on 16. korda taas meie ees ja ütleme, on tõsiselt mastaapne üritus. On üle 200 filmi, loendamata arv tegijaid ja meeletult palju publikut. Ja just see on selline asi, millega me Nordea Pangaga tahame ennast siduda. Tahame siduda siis kultuuriga, tahame siduda ennast inimestega ja tahame, et koos oleks põnev ja koos saaks kino. Igal juhul, mis ma ikka oskan öelda? Soovin teile siin meeldivat olemist ja soovin edu PÖFFi tegijatele ja usun, et koos ongi tore ja lähme koos edasi. Aitäh! Tere ka minu poolt! Tore on näha teid taas siin juba nii mõndagi 16. korda mul teisel pool lauda istumas, mis on eriti vahva. Ma teen oma sissejuhatuse hästi lühidalt, öeldes ennekõike aitäh oma meeskonnale, kes sujuvalt on selleks deadline'iks saanud valmis PÖFFi. PÖFF on katusal, purgis, ta on tehtud ja nüüd jääb oodata, on niisugune vaikus enne tormi ja paari päeva pärast hakkab siis melu pihta. Ja ma tahaksin tänada meie sponsoreid, sellepärast et PÖFF erinevalt väga paljudest teistest maailma filmifestivalidest eksisteerib ennekõike nii veider, kui see ka ei ole veider, sellepärast et tavaliselt öeldakse, et kõige ebakindlamad on sponsorid ja välissaatkonnad. Meil tänu nendele ausalt öeldes oleme õnnestunud tulla üldse läbi kogu sellest majanduskriisist ja kõigest muust. PÖFF eksisteerib tänu sponsoritele, tänu vaatajatele, sest möödunud aastane 73 000 külastust, see, ütleme Eesti kohta on ikkagi väga suur arv ja ausalt öeldes mitte ainult Eesti kohta, vaid terve selle regiooni peale. Ja edasi ma räägin juba pikemalt siis, kui minu järjekord kätte tuleb. Aitäh teile! Aitäh Tiinale ja enne kui me läheme edasi, vaatame üle PÖFFi selle aasta treilerid. Palun! Kuidas seda teile nüüd öeldagi? Teie suhtumine ei ole meie jaoks piisavalt tõsiselt võetav. Krediidikomisjoni meelest te olete lihtsalt komediandid. Seetõttu on meie vastus eitav.
kiire action. Palju ambitsioonikam. Väga suur väljakutse, väga suur kontsentratsioon. Miniatuurne lugu. Eksperimenteeriv. Kogu see tempo, kogu see maailm. See lõbuspidu. Jube palju oodata. Kaadrid on õudselt teravad. Lugu on ju lugu. Uuspraad. Sõrm, mis osutab kuule. Nii, see oli siis selle aasta treileri valik. Ja järgmisena palume sõna Mari-Liis Rebasele, kes räägib Animated Dreamsist. Tere minu poolt ka, et räägin paari sõnaga siis, mida selle aastalt Animated Dreamsilt oodata on. Festival toimub selle aastal 14. novembrist 18. kinodes Solaris ja Artis ja Sõprus. Ja meil on siis kavas traditsiooniline programm lühifilmidest. Avame Jaapanist pärit täispika filmiga Pikapäevarühm oma festivali ja ühtlasi siis tähistame Nukufilmiga koos nende 55. sünnipäeva ja sellel puhul näitame siis stereoskoopilisi filme, millest üks on siis Suveniir, 77. aastal tehtud väidetavalt või teadaolevalt õigemini esimene stereoskoopiline nukufilm, mis Nõukogude Liidus tehti. Siis samuti Kui mehed laulavad, mis on kontsertfilm, samuti stereoskoopiline nukufilm ja Mirjami piknik ja näitame ka esimest korda suurel linal varsti valmivat 3D täispikka nukufilmi Liisa Limoni seiklused. Võistlusprogrammi laekus meile sel aastal ligi 400 filmi, millest võistlusprogrammi mahtus siis 32 ja esindatud on filmid Euroopast Etioopiani. Need filmid, mis võistlusprogrammi ei mahtunud, näitame ära programmis Panoraam. Ja siis on väga oluline lühifilmide programm veel rahvusvaheline tudengianima, sest et tudengianima on tavaliselt Animated Dreamsil olnud kõige värskem ja kõige uuenduslikumat animatsiooni pakkuv programm. Ja sel aastal on meil rahvusvaheline žürii, mis koosneb siis 3 žüriiliikmest. Kintis Lundgren, kes oli ka selle treileri autor, mida te nägite. Siis on meil žüriis Igor Kovaljov, kes on väga legendaarne animategija, sündinud Kiievis, aga töötanud Moskvas, kus ta oli siis kaasasutaja sellisele stuudiole nagu Pilot, mis oli esimene stuudio Nõukogude Liidus, mis oli mitteriiklikult tahastatud. Ja siis ta on tegutsenud pikalt Ameerikas. Võib-olla meie vaatajatele, siis lastele on tema multikad tuttavad 5 aastat tagasi umbes jooksis ka meie ekraanidel tema lühianimat nimega Põngerjad. Ja tema retrospektiivprogrammi, mis koosneb tema kunstilistest lühifilmidest, võib näha siis Animated Dreamsi programmi raames. 2007 sai ta ka oma filmi eest Beam meil Grand Prix. Ja Robert Sova Krakowist, kes on animafilmi tegija ja õppejõud ning tema film on meil ka programmis, sest et meil on sel aastal Poola fookus. Poola oli 2011 Euroopa Liidu eesistujamaa ja selle puhul nad näitasid üle Euroopa Poola animatsiooni paremikku. Ja nüüd meile siis sel aastal jõuab ka see Poola programm, mis koosneb siis 2 seansist. Üks neist on siis selline tagasivaatev retrospektiivprogramm, mis koosneb filmidest ajajärgust niimoodi 60. kuni 80. ja siis kaasaegne Poola animatsioon. Siis lisaks sellele on meil ööprogramm, mis on hilisõhtused seansid. Me oleme juba 2 aastat näidanud sellist ööprogrammi nimega Iha, seksuaalsus ja armastus.
ja sel aastal me võtame siis need teemad läbi sellise huumorivõtme. Ja lisaks sellele on teine ööprogramm Oh õudust, kust leiab siis 2 äärmuslikku näidet sellisest horrorkinost või sellisest šokeerivamast animatsioonist. Ja muidugi meie enda Eesti uued animafilmid. Sel aastal me oleme pannud uuesti kokku vanad tegijad ja uued tegijad. Et näitame nii klassikuid, siis veterane juba joonisfilmi ja nukufilmi uusi filme ja uusi Eesti animafilme, mis on valdavalt muusikavideod küll see aasta. Ja ühtlasi Eesti filmidest sel aastal meie rahvusvahelises võistlusprogrammis on 2 filmi, nimelt, mis ma tooksin eraldi välja, on Kaspar Jantsise ja Vladimir Lešovi film Villa Antropov, mis kandideerib sel aastal ka Euroopa filmiauhindade lühifilmide kategoorias siis. Ja esimest korda on meil võistlusprogrammis esindatud ka tudengifilm Eesti Kunstiakadeemiast. See on Anu-Laura Tutelbergi Kärbeste veski. Minu poolt praegu kõik, välja arvatud veel see, et täispikkade filmide programm on meil sel aastal rekordarv linastustega ja väga, väga tugevate filmidega. Ning Korea animatsioonist ma vist ka ei rääkinud. Sel aastal on meil fookuses ka Korea ja Lõuna-Korea animatsioon siis. Ja näitame ka Koreast pärit täispikka filmi Sigade kuningas, mille ma eraldi välja tooksin. See on kõik minu poolt. Ja, aitäh Mari-Liisile ja järgmisena saab sõna noorte ja laste filmifestivali juht Mikk Ranström, kes avab meile seda lähemalt. Aitäh! Tere ka minu poolt. Rõõm on siin olla jälle. Just film algab järgmisel neljapäeval ja lõpeb ülejärgmisel pühapäeval. Kuupäevad võite kalendrist ise järgi vaadata. Traditsioonilised programmid, lapsed, noored ja tänavakultuur ei vaja enam vist mitte kellegile tutvustamist. See on läbilõige selle aasta ja eelmise aasta lõpus parimatest selle žanri filmidest. Isegi taanlased täna hommikul Taani Filmiinstituut kiitis meie programmi valikut. Nüüd on sellel aastal ka 2 uut programmi, millest ma räägin natukene lähemalt 3-4 lausega. On laste ja noorteõiguste eriprogramm. Mis see on? See on 7 tõsist filmi noorte ja laste probleemidest. Vanasti olid need filmid noorteprogrammis, me otsustasime neid eraldi välja tuua, et noorteprogramm ei muutuks liiga tõsiseks. Et ei maksa nüüd arvata, et laste ja noorteõiguste eriprogramm on ainult teis hängid uska ja masendust, vastupidi, need filmid üritavad anda ka vastuseid. Kas see välja tuleb, jääb juba vaataja otsustada. Igal selle programmi seansil on ka pärast arutelu noortega. Me teeme seda koostöös Justiitsministeeriumiga, õiguskantsleri, lasteombudsmaniga, UNICEF-iga, Lastekaitse Liiduga. Ehk kõik selle valdkonna suured tegijad on selle programmi juurde või selle programmi raames pannud seljad kokku ja tulnud meil appi, mis on minu meelest väga muljetavaldav. Kui aga tõsistest teemadest on juba küllalt saanud, siis väike vitamiinilaks nagu PÖFFil ka on ka sellel aastal just filmi raames. 4 filmi, kus naerda saab rohkem kui vaadates faktuaalset kaamerat. Päriselt. On muusikali, on muusika tegemist, on tantsu ja on sellist noorte huumorit. Üks Jants on sellel aastal eriti eriline ja see ei ole avafilm Twilight ja see ei ole ka lõpufilm Kalapoegi Nemo. See on King Paul, Samalabe ja Muff. Ja kohe ilma naljata, nad on tagasi suurel ekraanil sel põhjusel, et Eesti film ju peab oma 100. juubelit. Ja selle filmi näitamisega
2 seanssi on, üks on Animated Dreamsi raames, teine on Just Filmi raames, üks ühel nädalavahetusel, teine teisel nädalavahetusel. See on kummardus 100 aasta jooksul Eestis tehtud laste ja noorte filmidele. Et eelmine aasta oli Loolo tagasi ekraanil, vaatame, kuidas Kingpoolil, Sammalabe, Habemel ja Muffil läheb. Just film ei ole ammu enam pelgalt filmide vaatamine, vaid on ka lastele ja noortele isetegemise või kaasalöömise koht. Seda siis hundu erinevate klubide näol. Žüriid, noored kriitikud, hundu TV liikmed, õpetajad ja ajakirjanikud. Ajakirjanikud on sellel aastal meil eriti luubi all, sest Just film annab festivali raames välja 4 numbrit Justi publikule mõeldud ajalehte, mis siis igas koolis saab olema hommikul, me loodame, kooliütse esimene lugemine ja seejärel alles bioloogia õpik. Nii et oleme läinud ka ajakirjandusmaastikule. Loodan, et Postimehe ajakirjanikud, kes siin istuvad, ei pahanda. Ega rohkem ei olegi. 48 filmi, 99 seanssi, tahtsime 100 saada, aga ei saanud. Palju suuri emotsioone, tundeid, rõõmu ja eelkõige ja selle kirjutate ise oma artiklisse, mis eelkõige. Aitäh! Ja, aitäh Mikule. Ja järgmisena saab sõna Ave Ungro, kes siis avab meile natukene tudengi- ja lühifilmifestivali Sleepwalkers. Aitäh! Nii nagu on tagasi Naksitrallid, on ka tagasi Sleepwalkers lõpuks ometi, et pärast väikest pausi ja me oleme sellele väga rõõmsad, sellepärast, et eelmisel aastal siis oli Sleepwalkers eriprogrammina PÖFFil ja enne seda siis juba aastaid tegelikult see festival on kasvanud ja arenenud ning nüüd siis rõõmustame 4 võistlusprogrammi üle, millest 2 on täiesti uued traditsioonilised rahvusvaheline lühifilmi võistlusprogramm ning rahvusvaheline tudengifilmi võistlusprogramm ning uued siis Läänemeremaade võistlusprogramm ning Eesti võistlusprogramm uues 6, ütleme nii, et ta on tegelikult nagu ka juba varem olnud. Ning PÖFF on ka tegelikult üks platvormidest Sleepwalkers, see PÖFFi põhiprogramm, ehk siis Sleepwalkers esitleb lühifilme ka PÖFFi põhiprogrammi ajal alates 16. novembrist. Meil on uus kodu ja selleks on Balti Filmi- ja Meediakool, Narva maantee 27, uus Nova maja, millele meil on hea meel, nii et kogu Sleepwalkersi põhiosa toimub siis Balti Filmi- ja Meediakoolis ning selle uues kinosaalis. Meil on rahvusvaheline žürii, kelle hulgas on ka näiteks Rich Warren, kes tuleb Encounters festivali juurest. Encounters festival on tõeline A-listi lühifilmide festival Suurbritannias ning paljude väga prestiižsete auhindade nii-öelda eelvalikuks. Samuti on žürii liikmete hulgas ka John W. Fail, kes peab Tarmigani projekti tuba siin Tallinnas ja samuti ka Helsingis ning kes esindab meie žüriis sellist mässulisemat poolt. Ja me oleme õnnelikud sellele, et meil on žüriis ka üks liige Tel Avivi ülikooli esindajana, kes on välja pannud ka meile oma retrospektiivprogrammi ja tema nimeks on Matan Guggenheim, noor filmirežissöör, juba praegu tegelikult hästi kiirelt kasvamas rahvusvaheliselt, et tema viimane film linastus 70 rahvusvahelisel festivalil ja sai lugematul hulgal auhindu. Nii et kindlasti on meil hea meel, et ta siia tuleb, rääkides nüüd Iisraelist lähemalt, siis Tel Avivi ülikooli retrospektiiv sel aastal
pakub meile valiku läbi aegade Tel Avivi ülikoolist läbi käinud tudengite linatöödest ning kui te mõtlete, et miks just Tel Avivi ülikool, siis vastuseks on see, et sellest ülikoolist on tulnud režissööre, kelle filme te teate suure tõenäosusega, nagu näiteks Vals Bashiriga või ka Adjami, mõlemad linastunud PÖFFil. Ning selle ülikooli töid ootab alati väga suure huviga Cannes. Sellest ülikoolist läbi käinud tudengite tööd on jõudnud tihti ka Oscari nominatsioonini. Nii et see on tõeliselt hea platvorm ja meil on hea meel näidata selle ülikooli töid. Tel Avivi ülikoolist saabub meile kohale ka Rani Saar, kes teeb ühe meistriklassi. Rani Saar on rääkimas siin Tallinnas teisipäeval 13. novembril tudengitele, kuidas madala eelarvelist projekti panna paistma ning teha nii, nagu see oleks suure eelarveline. Ehk siis mitte nii väga nagu paistma, vaid et ta lihtsalt oleks hea, aga näeks välja ka professionaalne. Selle meistriklassi nimi on Glow Budget. Ja ta on õige mees seda rääkima, sellepärast, et just tema tegi Iisraelis ka ühe madala eelarvelise seriaali, millest sai tõeline Iisraeli kõige suurem teleseriaali, ütleme, hitt, mille lõpuks siis Fox Network ära ostis. Nii et kindlasti teab ta sellest palju. Eestist on samuti meil kindlasti sellest midagi õppida. Sleepwalkers pakub ka sel aastal põnevaid selliseid erialgatusi, nagu näiteks loodame, et see jääb kestma, kindlasti jääbki. Fipreski kriitikute töötuba, kus siis Fipreski, mis on maailma kõige olulisem kriitikute ühendus, on meile lubanud või loovutanud ja me saame kasutada Fipreski mentorit, Pamela Pianetsat, mainekat filmikriitikut, kirjutanud paljudele suurtele väljaannetele ja käinud ise läbi Berlinale Talent Campuse. Ja mis seal ikka, et avamine siis 12. novembril, kuhu olete kõik oodatud ja tähistame seda ka nooruslikult noorte inimeste kontserdiga Mantragora ja see on selline hea uus bänd, mille muusikat tasub küll kuulata ning bändi see võib-olla isegi ei ole uus, aga just nad on uue plaadi teinud, nii et meil on hea meel, et see eksklusiivne kontsert just Sleepwalkersi raames aset leiab ning näitame ka avaõhtul Euroopa Filmiakadeemia nominatsiooni saanud lühifilme 2011. aasta valikust. Ning sellel samal avaõhtul toimub veel selline väike üllatus või erialgatus, et siis Andri Rulkov, kes on küll meie hulgast juba läinud, aga selline noor filmitegija oli Eestis ja tema nimelise eripreemia annab välja üks väike kolleegium siis noorele filmitegijale Eestist. Ja hiljem, kui me juba ringi siin liigume omavahel ja räägime, siis kindlasti tasub pöörduda ka Lawrence Boyce'i poole, kes istub siin esimeses reas ja kes on meie programmi juht ja meil on hästi hea meel, et on teinud see aasta tõesti fantastilise valiku ja te ei pea sellest pettuma. 132 filmi, 33 riiki ja palju väliskülalisi, nii et tulge kindlasti kohale. Ja kui te hiljem selle kataloogi siit lahti võtate sellest mälukaardist, siis see käib niimoodi ja siin saate leiate siis siit lisaks kataloogile mälupulgal ka treileri ning fotod. Nii et, ja saate hiljem seda kasutada ka muudeks asjadeks, kui peaks olema vajadus. Aitäh! Aitäh Havele! Ja järgmisena saab sõna Tiina Lokk, kes siis räägib meile lähemalt 16. PÖFFist. Ja, ma korraks võtaksin selle lõnga silmuse üles Sleepwalkersi juurest, et lihtsalt, et see jääks veel nagu kõlama,
et Sleepwalkers on leidnud endale tõepoolest pesa, me teeme seda koostöös BFM-iga ja üldse festival praegusel hetkel tundub, et see ei ole mitte ainukene projekt, mida me teeme koostöös BFM-iga, et selline asi nagu sujub ja on hästi orgaaniline ilmselt, et filmi ja meedia õpe ja festival on lõpuks teineteist leidnud. Lisaks kõigele on Tallinn saanud endale uue kino, see on Nova majas, ehk siis BFM-i uus kinosaal, mis muideks näitab DCP-d. See on väga oluline fakt. Et olete sinna kõik siis teretulnud ja seal ei toimu mitte ainult Sleepwalkersi filmide näitamine, vaid ka põhipööf näitab terve oma perioodi vältel seal filme. See on 5. korrusel ja sissepääs on liftist. Nüüd aga üldiste andmete juurde. PÖF iseenesest ei ole oma formaati muutunud, nii nagu ta juba on viimased, ütleme, kõlab hullult, aga vähemasti 7 aastat ühe ja sama struktuuri ja arvude juures, ehk siis koos AD, Justi, Sleepi ja meie omaenda põhiprogrammiga kokku näitame me sellel festivalil 270 täispikka filmi. Siis on meil kõik kokku, tähendab kõik lühifilmid kokku terve festivali peale, filmiühikuid siis, kui nii võib ütelda majanduslikult, me näitame 600 on sellel aastal. Meile tuleb umbes 300 väliskülalist, pigem rohkem kui vähem. Hetkel ei ole veel kõik lõplikult kinnitatud, aga on ka veel aega. Siis PÖFi raames toimub ümmarguselt 700 seanssi. Ja me näitame filme lisaks Tallinnale siis veel 10 linnas. Nüüd selle kohta tuleb ütelda, et see kõlab küll natukene morbiidselt, aga ma olen seda ka juba öelnud, aga ütlen seda veel kord, et kui mitte midagi ei muutu Eestis, siis rohkem PÖF enam ei saa näidata filme teistes linnades ja me oleme täpselt samas seisundis, nagu me olime 16 aastat tagasi, kus tegelikult olime meie need, kes kutsusid üles kõikvõimalikke nii rahvast kui ka nii-öelda targemaid võimuesindajaid esitama küsimusi, et aga miks pärast meil ei ole kinosid enam. Et nüüd me võime ka koos küsida, et miks me ei saa näidata ega vaadata filme varsti enam väljaspool Tallinnat. Et see on see sama ikka ja tore sõna DCP, mida meil ei ole, terve Euroopa on praktiliselt juba ära digitaliseeritud, Põhjamaades enam ei näidata 35 mm ja ütleme 2/3 ka Ida-Euroopat, Kesk-Euroopat on kõik ära digitaliseeritud, et näiteks PÖFil meil on sellel aastal ainult 40 35 mm printi. Et need on sellised tõsised arvud. Ja me lihtsalt oleme lõpuks selles seisundis, et me ei, no ütleme niimoodi, et peaaegu nagu võrdõiguslikkusega, et Ugandast tagapool. Aga nüüd lõbusamate asjade juurde. Et meil tuleb PÖFile filme 66 erinevast riigist. Meil on endiselt kõik meie võistlusprogrammid, ehk siis meie peavõistlusprogramm Euraasia. See info on teil juba kõik käes, millised filmid seal esilinastuvad, ma ei hakka nagu üle seda kordama. Siis meil on endiselt parim ja huvitavam USA, Põhja-Ameerika, Kanada, Indi, Euroopa distributsiooni võistlusprogramm, aga meil on üks uus võistlusprogramm, mille me oleme teinud tegelikult nüüd Tridents Balti võistlusprogrammi asemele. Ehk siis me otsustasime natukene laiemalt võtta regiooni kätte ja esile, et võistlusprogramm see ei ole mitte ainult, ütleme meie lõbu teda korraldada, vaid ta on ikkagi see võimalus, et tegijad saavad ennast teatud taustsüsteemis ka ise võrrelda ja vaadata peeglisse, et kus nad siis oma tegemistega on. Ja me mõtlesime, et võib-olla tuleks Balti tegijatele kasuks, kui nad saaksid ennast otse võrrelda nagu Läänemere ja siis Põhjamaade kontekstis. Ehk siis need on kõik väga tugevad filmiriigid nagu Poola, Venemaa, Saksamaa, Island, Norra, Taani, Rootsi, Soome ja siis Läti, Leedu ja Eesti. Ja me otsustasime teha selle
ütleme nii, et noore talendi konkursina me ei saa teha seda, et oleks ainult esimese aasta debüüt, sest et need ei ole lihtsalt nii suured filmiriigid, kus toimuks nii palju oleks debüüte. Nii et meie valime esimese 2 filmi hulgast, et esimesed 2 filmi läheb sinna arvesse. Et see on siis nagu selline uus, selle nimi on Trident's Herring. Ja seal on 2 auhinda, Big Herring, Big Fish ja Red Herring. Välja anname hunte seejuures. Ja siis on endiselt meil edasi Eesti filmide võistlusprogramm, kus kohas me ei näita seekord dokumentaalfilme, sest need olid enne nagu, ütleme nüüd, see kõlab halvasti, kui ma nii ütlen, ta ei ole muidugi nii, ta väärib iseseisvat võistlusprogrammi, aga me valisime sinna varasematel aastatel täispikki dokumentaalfilme, vaid sellepärast, et me ei saanud nagu Eesti filmidest sellist õiget arvu kätte. Aga nüüd on meil piisavalt mängufilme, nii et meil on tõepoolest võistlevad selles kategoorias ainult mängufilmid ja omal ajal ka see auhind sai välja pandud ikkagi ennekõike täispikkade mängufilmide nii-öelda arenguks ja motiveerimiseks. Ja edasi on kõik meie nagu struktuuriüksused enam-vähem samad selles programmis, kui siis tasuks esile tõsta seda, et meil on sellel aastal Kreeka fookus ja see on täitsa teadlikult tehtud, sellepärast et Kreeka riigina on kõigil hambus nii heas kui halvas ja fookuses. Ja tegelikult Kreeka film on juba aastaid liikunud väga huvitavas suunas, need on väga huvitav autorikino. Ja ma ütlen teile lihtsalt ainult kas või ühe märksõna, et kui te vaatate neid samu Kreeka filme ja mõtlete, mis seal toimub, siis mõelge hetkeks, et kust tulevad need inimesed. Nad tulevad Olümpuse mäelt. Nende esiisad on olnud kunagi peaaegu jumalad. Mõelge, kui raske neil on tänasel päeval olla selles situatsioonis, kus nad on. Mõelge, kust on pärit nende peretraditsioonid. Ja te saate, uskuge mind, väga huvitava elamuse vaadates Kreeka filme. Et te saate päris kena pildi ja hakkate mõistma nii mõndagi, mis tegelikult seal riigis hetkel toimub. Kreekaga on seotud ka üks meie eriüritusi filmimuusika kontsert, mida me korraldame koos Eesti Kontsertiga ja mis on tegelikult ka kummardus Kreeka kõige kuulsamale filmitegelasele, tegijale Theo Angelopoulusele, kes kevadel ootamatult lahkus teispoolsusesse meie seast. Ta lõid pooleli filmid, aga ta jõudis oma eluajal teha piisavalt häid huvitavaid filme, mis ületasid kaugelt väikese riigi piirid ja mis tegelikult lahkasid filosoofiliselt, mõtestasid mitte ainult Kreeka saatust ja kultuuritausta, vaid tegelikult rääkisid ja on rääkinud kogu Balkanimaade ajaloost. Kahjuks on meil ainult üks film, mis teda esindab, see on ajatu ja ajaline, aga küllap edaspidi on ka neid teisi võimalik näha kontsertile, aga tuleb tema põhiline filmimuusika autor Elina Karindru, kes siis ka on kirjutanud põhiliselt kõik tema, tähendab muusika tema filmidele ja seda me korraldame koos Eesti Kontsertiga ja dirigendiks on Tõnu Kaljuste. Üldse, et teha siin nüüd hüppe filmimuusika peale, siis meil on filmimuusika sellel aastal nagu üsna nii-öelda fookuses. Ja mulle tundub, et see teema on meie ümber keerelnud ja veerelnud kõik läbi aastate, me oleme neid kontserte korraldanud, et me vist hakkame selle peale üha rohkem ja rohkem ennast fokusseerima. Et filmimuusika kontsert on meil ka veel teine, mida me korraldame siis koos Mihkel Raua, Marten Kuninga, Lenna Kuurmaga ja see on pühendatud siis põhiliselt Eesti filmimuusika, see toimub nii Tallinnas kui Tartus ja meil on olemas veel kolmas ja ääretult oluline filmimuusika üritus, millest võibki sündida veel midagi rohkemat ja enamat. Seda me korraldame koos Tallinn Music Weekiga ja Helen Sildnaga, ehk siis me promome tegelikult meile siia sõitvatele filmiprodutsentidele siis nii Aasiast, Ameerikast kui kogu maailmast tegelikult, kes nad tulevad siia seonduvalt meie Industry Day programmiga, me tegelikult esitleme nendele Eesti filmimuusikat. Ja see toimub Von Krahlis 26. novembril. Ja nii jõudsin ma teile isegi sujuvalt rääkida meie põhilistest eriüritustest. Me oleme avanud pressile Stalkel baari. Palun seda lahkesti külastada.
see töötab peaaegu ööpäevaringselt, te saate seal tööd teha, te saate seal tasuta kohvi, teed ja vett juua ja mõistliku hinna eest ka alkoholi tarbida ja süüa. Teil on tasuta wifi ja võimalus kohtuda järjepidevalt kõikide meie filmitegijatega, kes meile külla tulevad. See on kinnine koht, sinna pääseb ainult kaartidega. Ta ei ole mitte ainult pressile, vaid ta on ka meie vippidele ja meie festivali külalistele. Siis meil on päris suur huvitav, millele võiks vägagi keskenduda. Meil on huvitav programm taaskord 2 aastat järjest nüüd Industry Day'dega seonduvalt. See toimub siis 26. 27. Uksed on avatud absoluutselt kõikidele. Eriti võiksid seal osaleda ka filmiajakirjanikud, kellele see info, mida me tegelikult selle 2 päeva jooksul edastame, kindlasti on huvitav ja hariv. Et sinna tulevad tõepoolest väga nimekad produtsendid nii siis Saksamaalt, Jaapanist, Koreast, Hongkongist. Teemadeks on tegelikult, kuidas toota rahvusvahelisi hittfilme Hollywoodis ning Aasias. See teema käsitletakse läbi tipp-produtsentide. Siis on meil paneel, kus räägitakse Aasia rahastusest ja projektiturgudest kohalikule filmitegijatele. Muideks nad tulevad siia selleks, et otsida kontakte ja teha koostööfilme. Siis on meil äärmiselt huvitav paneel Põhja-Ameerika filmitegijatega Kanadast, New Yorgist. Ja arutleme sellel teemal, kuidas teha ja milline on žanrifilmide tulevik. Ja mis on veel oluline ja mis puudutab otsapidi Sleepwalkersit koos Black Market Online'i tiimiga ja Põhjamaade ministrite nõukoguga, lõpuks oleme me siis nii kaugele jõudnud, et me startisime kunagi härra Aaviksoo nii-öelda poolikult pillatud lausest, mis koheselt võttis meie 2 kõrva vahel idee kuju ja hakkas sealt edasi arenema. Ja ta nimelt ütles, et oleks ju tore, kui üliõpilastel oleks võimalik ka vaadata tasuta filme, nii nagu neil on võimalik lugeda tasuta raamatuid ja põhimõtteliselt neil oleks võimalik kätte saada ka kogu filmikunsti paremiku. No kohe me kõike paremiku ei ole võimelised andma, sellepärast et õiguste probleem on üsna raske, aga sellel aastal me siiski avame selle filmipanga ja seal on nagu võimalus siis, ennekõike me stardime Põhjamaade filmide pealt, aga küll me siis siin edasi laieneme aastatega. Ja ma nüüd jääks vait ja ootaks teie küsimusi. Tulge ja vaadake Jaapani Nikatsu firma kultusfilme. See on Jaapani kõige kuulsam tootjafirma, mis eksisteerib 1912. aastast. Ja te ei kahetse. See on tõeliselt lahe programm. Veel kord suur aitäh tulemast ja tundkem ennast hästi.